Et näha autode ringrajavõistlusi, peab Eesti spordisõber ikka ja jälle kodukamaralt lahkuma, sest oma rada meil pole ning mine tea, millal ükskord nii kaugele saame. Ometi on hea, et Eesti meistrivõistlused siiski kas või Riias peetud saavad. See on meie järelkasvule üks väheseid võimalusi hooaja jooksul tunda mõnu kiirusest ja võistlemisest. Pikerneki suurepärase motokompleksi meisterlikkuse rada on aga tõsine eksam. Seekordsed Eesti meistrivõistlused olid kuulutatud lahtisteks, kuid medalite pärast käis võidusõit siiski vaid meie sportlaste vahel. See tingis ka taktikavaliku. Nõukogude Liidu koondislased Toomas Nappa ja Toivo Asmer kaasa ei võistelnud. Vormel Vostokil sõitis kindlalt ja uljalt veel poolmerel rajal moskvalane Viktor Kazankov number 9. Tiitlikaitsja Raul Sarapi number 62 ringiajad olid 3-4 sekundit aeglasemad. Liidrikiirus 134 km tunnis. Korraks pääses Sarap ette, kuid moskvalane sai siiski kindla esikoha. Sarapile Eesti meistrivõistluste kuld, kuid seda vaid 50-meetrise edumaaga ähvardavalt lähedale jõudnud Urmas Põlluees. Mõlemad mehed on Tallinna autode remonti katsetehase võidusõitjad. Sama tehase viimane mudel Estonia 23, mille roolis Boris Seilant, sõitis välja pronksmedali. Seeriautode ühistardis oli taas selgesti näha, mida tähendavad Läti võidusõitjatele treeninguvõimalused. Kuid rallimees Ivar Peedu number 14 Tallinna autovedude meeskonnast pakkus mingil määral siiski konkurentsi, kuid arvestas ka rohkem seda, et olla siiski Eesti võidusõitjatest esimene. Ülekaaluka võidu sai number 16 roolis istuv Guntars Judeiks. Eesti meistrivõistluste medalid pärast Peedut kuulusid Ants Tõnbergile sõprusest ja Toomas Haavistule võidust. Lähem tulevik meist võrdvõimelisi konkurente kas või lõunanaabritele siiski ei kasvata. Vormel 3 klassi start. Enne sõitu pakuti esikohta kas Urmas Haamrile Kose EPT-st või tarkisõitjale Vallo Sootsile. Nende esinemine 6 aega tagasi Tbilisis Nõukogude Liidu meistrivõistluste esimesel etapil tõi kaasa vastavalt 9. ja 6. koha. Juba avaringilt juhtis Haamer, Soots sõitis teisel ringil boksi, et ratast kõvemini kinni keerata. Kogu operatsioon võttis aega 1 minut ja 15 sekundit. Rajale pääses ta 20 sekundit enne, kui liider järgmiselt ringilt tuli. Soots võitis aga iga ringiga 5-6 sekundit, sest uus Estonia 21 kuulas hästi sõna. 21. ringil oli Soots juba ees, siis aga tuli kiiver näpus ja kurtis, et sõiduki jahutusvesi oli kusagilt välja voolanud. Urmas Haamrile järgnesid Eesti meistrivõistluste arvestuses Väino Pentus Spordist ja Helmut Langerbaur Rannasofoosist.